Jeesus on issand! Jeesus on issand! Piiblis on kõik kirjas. Ilusti muinasjutt, jah, aga see ei vasta tõele. Muinasjutt? See on mingi... Kas sa ütled, et Jumalat ei ole olemas või? Ei, aga kas ütled, et Jumalat ei ole olemas? Kirik ja riik ei peaks olema siis lahus teie arvates? Kas kirik ja riik ei peaks olema teie arvates? Kas kiriklased on ka siis lahus riigiga või? Kiriku ja riigi lahusus on väga ammune. Kus koha peal on kirjas, et kirik on lahus riigiga? Kas sa tead natuke demokraatia kujunemist lugu teete? Ma tean Eesti Vabariigi põhiseaduses, kus on öeldud, et Eestis ei ole riigikirik. Seal ei ole ka kirjas, et Eestis ei ole riigikõrtsi või midagi toolist. Täpselt üks ühel on kirjas. See on iseenesest väga omapärane. Kes toetab demokraatiat, ei tea demokraatia kujunemist lugu. Mis on demokraatia? Ma mõtlen tänapäevase Euroopaliku. Ei, ma ei tea, ma tean, mis on demokraatia. Ma tahan teada, mis on demokraatia. Ma ei mõtlesin seda antiik-Kreeka versiooni, vaid mis praegu toimub. See ei ole demokraatia. Ei ole. Ei ole. Ei saagi demokraatia olla. Andestage meile. Ei lahutusel oli see. Nii peaks, kui juba, siis juba. Kui vaatame pilgeni kessu, siis võtame tegega. Aga tõesti, miks siis ei loobuda kividega surma? Kus on see esimese öö süütuse teist naistele, et miks ei tooda kuni? Homoseksuaalne, mul on selles mõttes sinu käest keeruline. Sellepärast, et ma arvan, et neil on täpselt samasugused õigused, nagu on kõigil teistel inimestel, nagu on minul ja nagu on sinul ja ma ei taha nende õigusi kuidagi piirata. Ma tahan, et nad oleksid õnnelikud, nad oleksid meie seas õnnelikud, et me ei peaks neid vihkama, et me ei peaks neid välistama. Aga mis nüüd mujale minna? Mingi Soome kuhugi mujale? Miks peaks siin just seda tegema? Aga miks sa tahad Eesti inimesi Eestist ära ajada? Aga nad ei ole inimesed, kes seda käituvad. Vanasti oli homoseksuaalsus, siis homo oli nagu hälbena, oli hälbena kirjas. Aga see võeti ära ja nüüd hakati seda normaliseerima. No jah, vanasti ei lubatud naistel näiteks hääletada valimistel ja seda peeti hälbeks, seda peeti ebanormaalseks, arvati, et naised on rumalamad ja naistel on väiksem aju ja nüüd tohiks ühiskonna asjades kaasa rääkida. Kas sa oled ju sellega nõus, et see on tore, et see asi on ära muutunud? Ei no naised ei hääletada. Just, aga oli veel aeg, sa tood näiteks, oli veel aeg, kus nad ei tohtinud seda ja see oli üsna hiljuti. Jaa, aga see ei ole normaalselt. Kaks samasoolist naist võivad abielluda. See ei ole abielu. Abielu on mees ja naine. Kuidas sa arvad, kas sinu lastel mees koolis, kus nende õpetaja on samasoolisega õpetajaga abielus? Minul ei oleks selle vastu midagi, kui minu laps sellises koolis käis. Aga minu oleks täielikult vastu. No selge, siis me jääme minu klassijuhatajaks teise omasoolisega abielus peaks koos. Mul läheks südapahaks, ma läheks koolist ära ja lihtsalt ma ei aktsepteeriks seda. See tuleks talle koolideks kinni panna. Siis on väga kurb, kui sa niimoodi arvad, aga ma oska midagi muud selle kohta öelda. Sinu elu on selle juhul muidugi üsna kurb, kui sellised tunded sa sinust tekkida. Siin on tuhanded inimesed saavad samamoodi nagu mina. On absoluutselt, ega ma ei eita, et siin on sama. Raua sugu võiks jätkuda. Raua sugu võiks jätkuda. Raua sugu võib jätkuda, muidugi, absoluutselt. Ma ei näe põhjust. Millisel moel? Kui sa niimoodi arvad, siis äkki võiks katkeda tõesti. Ei, miks ta peaks katkema? See on ebanormaalne. Mida te täna propageerite, siis ta katkeb ära. Seda peab Riigikogus kandideerida. Ma ei ole kommiano. Siis ta kaob ära see. Miks ta arvab, et ma olen kommiano? Kliente on vaja ju. Kuidas? Kliente on vaja ju. Mul on kliente vaja, ma olen selles kommiano. Olete kommiano. Järgmine Ma ei oska selle peale. Te olete ju kommiano. Kuidas lapsi oma ahistada? Kui te annate ühele idiootsusele annate nõusoleku, siis kui te annate nõusoleku, et võiks samasooliseks abielluda, siis sama hästi tulete kuskil kolmandast inimene, kes tema tahab oma kumminukuga abielluda. Samamoodi, kuidas saate öelda sellele ei? Kuidas saate sellele ei öelda? Kuidas te tõestate seda, et ei, seda ei tohi, aga te lihtsalt ühele üldse tehakse sõna? Vaatan terve hulk ühiskondi Lääne-Euroopas ja Ameerika Ühendriikides, kus samasoolised inimesed... Me ei pea olema nagu teised Euroopa riigid. Kui teid ei huvita minu jutt, no mis me siis üldse räägime? Me ei pea olema nagu teised Euroopa riigid, kes lihtsalt poevad. Me peame olema iseseisev riik, me peame olema demokraatlikud, me peame ise otsustama, mida me tahame. Eesti rahvas on öeldud mitu korda, et me ei taha homoabielu siia, me ei taha kooseluseadust siia, aga ikkagi teie tulete siia läbi pressima siia. Mina ei tule midagi läbi pressima, mina olen tavaline kodanik. Jah, palju Brüssel teil andis. Me ei pea pugema Brüsselile, et saada raha mingi maakonna. Brüssel teile maksis, et pooldate. Te olete kindlad,
ma ütlen teile, et Brüssel ei ole mulle maksnud, aga loomulikult on teil õigus oma arvamusele. Ma siis ei ole midagi teha. Te olete sellest täiesti veendunud, mis ma oskan öelda. Siin on 1000 inimesed, kellel on sama arvamus nagu meil, nagu minul ja teile härra. Selge, ja ma aktsepteerin teie arvamust, ma ei karju teie peale või ma ei süüdista teid selles, et te olete kellegi käest raha saanud või et te olete kommianud, ma ei tee seda. Ma ei räägi kommianud, ma räägin seda, et see ei ole normaalne. Kas te saaksite elada selles, et teie ema ja isa oleksid samasoolised? Mina saaksin, minu ema ja isa ei ole samasoolised, minu isa on minu käest lahkunud, aga mina saaksin elada küll perekonnas, kus minu vanemad on mõlemad mehed või mõlemad naised. Minu jaoks ei ole oluline see, missugusest soost inimesed või kui head inimesed nad on. See on oluline minu jaoks. Sooviksime sõna võtta. Et oleme siia tulnud oma igapäevases kostüümis, mis on meie ainuke kostüüm ja lihtsalt suurest murest. Ja ausalt öeldes see vaatepilt valmistab kergelt pettumuse, sest et inimesed on ikka oma tavapärases kirkas rõivastuses, lustivad siin muusika, et see asi peaks olema palju puritaanlikum ja midagi tuleb ette võtta. Meie oleme andnud oma panuse. Mina olen 6 aega paastunud. Me tulime jalgsi läbi Eesti, jalgsi matkaga siia. Meil on õhupallid, sest et lihtsalt midagi tuleb ette võtta selle olukorraga. Need inimesed siin on meie jaoks liiga tolerantsed ja ei tohi astuda sellist sammu dialoogi. Ei seadusele, igasugusele seadusele, ainult usk. Ma arvan, sest et kui on usk, siis milleks on vaja veel seadust. Jaa, aga kirik ei tohiks olla nii pehme nagu praegu. Vaadake neid inimesi. Mina kujutasin ette, et ma tulen siia ja ma leian ees mõttekaaslased. Me oleme jäänud oma pühaüritusega päris üksi, aga kes soovib meid toetada, siis kell 4 Dominiklastega